Lapsed on reklaamile väga vastuvõtlikud. Nemad ei tea, et läikivad juuksed šampooni reklaamis on tegelikult eriefektiga saavutatud videotöötluse tagajärg. Või seda, et üllatusmuna avamise videod on mõeldud selleks, et teenida raha videoklippide vaatamise pealt ja samas ka müüa üllatusmune. Reklaam iseenesest ei ole paha, vaid majanduse väga oluline lüli, mis toob esile toote või teenuse head omadused ning selle, mille poolest ta teistest samasugustest eristub. Selleks, et lapsi harida reklaamide osas ja selgitada neile reklaamide olemust, kutsume esile laste reklaamikooli. Laste reklaamikoolis käsitleme selliseid teemasid. Miks reklaami tehakse ja millised reklaamid on üldse olemas? Filmid, multikad ja nänn. Reklaam nutiseadmetes, YouTuberid ja reklaamfilmides, lastele suunatud reklaamikampaaniad. Laste reklaamikool on 10 minuti pikkustest videoklippidest koosnev õppeprogramm, mis tutvustab enamlevinud reklaamikanalite toimimist ja erinevaid reklaamiskeeme. Tänapäeval on paljudes koolides olemas arvutid ja paljudes klassides ka projektorid videoklippide vaatamiseks. Klipid on lihtsad ja lastele sobivas formaadis ja õpetaja saab panna videoklipi tunnis jooksma ning hiljem arutada nähtut. Selgitame koos lastele reklaamimaailma olemust ja anname oma panuse selleks, et tulev põlvkond oleks teadlikuma tarbija käitumisega.